Plaksutame. Vetevana ja mitu kirvest. Atsa unanen. Paluks kummardust ka. Nii. Ja peremees ja ka mõningad kirved. Johannes Jansson. Paluks kummardust ka. Nüüd algab etendus. Järve kaldal raius ükskord vaene sulane suurt leppa. Korraga aga kargas kirves tal käest vette ja vajus sügavale järve põhja. Oota ära ise veel mine ära. Mees katsus pika teibaga mööda vee põhja, tundis nagu oleks kirves põhjas, võttis riided seljast ja kargas vee alla. Otsis, aga ei leia ega leia. Mitu korda käib vee all, otsib ja teeb kõik, mis võib, aga mida pole, seda pole. Astub siis raske meelega kaldale, paneb jälle ennast riidesse, vahib vesisel silmil sinna kohta järve, kus oma kirvest ilma jäänud ja läheb viimaks koju peremehe käest teist kirvest küsima. Peremees tuleb ka nüüd nähtamusse. Nii. Räägib peremehele oma loo. Aga peremees, küll ilmatu rikas, aga igavene ja ihnus ja tige mees, ütleb. Kui kirve vette viskasid, raiu kui käega, muudku aga olgu puurid õhtuks üleval. Päeva palka sa ei saa muidu vana krossigi. Nii, peremees läheb ära. Sulane läheb järve kaldale tagasi, otsib uuesti, käib jälle mitu korda vee all, aga ei ühtigi. Mis nüüd küll teha, ohkab mees ja istub kalda servale. Nüüd olen kirvest ilma ja päevapalgast ilma. Naine lapsed jäävad homme ilma söömata. Vaevalt oli ta need sõnad ära saanud ütelda, kui kuuleb korraga vett kohisevat ja vulisevat ja näeb vana suure halli habemega meest järve keskelt servale ujuvat. Kaldal istuja lõi kohkuma. Vana mees aga tõusis püsti ja küsis sõbralikult. Mis sa muretsed, mees? Puuraiu ja kurdab oma loo, et ta puud raiudes kaotanud kirve, otsinud seda vee põhjast, aga ei leidnud. Ning peremees käskis kas või käega raiuda, muidu tema õhtul palka ei maksa ja tema naine ja lapsed jäävad homme ilma leivata. Tean küll, oot, ma otsin su tööriista üles. Kadus vetevana vee alla, tuli aga silmapilt tagasi vask kirves käes. Näitas seda ja küsis. Kas see on sinu? Vasta siis. Tehke kõvemat häält, muidu keegi ei kuule. Väga hea. Nii, vetevana läks teist korda põhja. Tõi hõbekirve, näitas seda ja küsis. Küsi kõvema häälega. Kas see on sinu oma? Ei. Nii, kolmandat korda käis hall mees vee all. Tuli kuldkirvega tagasi, näitas seda ja küsis. Kas see on sinu? Ei. Ka see mitte, vastas mees. Jälle läks vetevana järve põhja ja tõi nüüd puuraiu ja päris kirve. Kas see on sinu? Ei, kas see siis? Kas see siis? Jaa. Nii, tehke nüüd nii, et ja meie näeksime. Väga hea. Ja puuraiu ja võttis selle suure tänuga vastu. Aga vetevana käis korra veel vee all ära ja kinkis talle ka 3 teist kirvest. Kuld, hõbe ja vaskkirve. Seepeale tegi mees ja vetevana läks jälle ära. Nii. Seepeale tegi mees oma töö ära. Kõneles peremehele õhtul kodus oma õnnest. Nii. Ihnus aga mõtles. Oot, sina ei mõistnud kallist asja muidu vastu võtta kui vägisi pakkumisega. Aga mina lähen katsun oma õnne paremini. Nii. Ja nüüd sina lähed lindist ära. Anna talle tavaline kirves peremehele. Peremees kasutab seda 3 kirvi. Sina lähed nüüd lindist ära, sest nüüd sulast enam näha ei ole. Läks peremees siis lõdvalt 3 kirvest lõdvalt varre otsas järve äärde. Raius esimesega mõne paugu. Ja juba lendaski kirves vette. Võttis teise kirve, raius paar pauku ja juba jälle lendas kirves vette.
ka kolmandaga juhtus nii, et ainult paar pauku sai anda, kui juba kirves lendas jälle vette. Nii, sammub nüüd mees, tusatseb ja kahetseb, kuni vetevana viimaks tuleb. Ja tema ahastuse järele pärib. Nii, mees räägib, et ta raius kirveid, tal 3 kirvest kaasas. 3 kirvest kaasas olnud, aga need kõik vete põhja vajunud. Seepeale vetevana sukeldub, tõstab põhjast 3 peenikest kirvest üles, kuld, hõbe ja pronkskirve ning küsib. Kas need on sinu omad? Jaa. Need samad minu omad on. Kähvatab ahne mees suure hea meelega ja sirutab käe välja. Aga äkitselt vohiseb koledasti vesi. Ja vahutükid käivad mehele vastu silmi. Sel samal silmapilgul kaob vetevana. Vesi vaikib. Ka ma võin järgmine olla. Istu praegu. Veta. Ei liigu lainekeski. Ootab kohkunud mees veel uimaselt hulk aega, ei kihku ega kahku kuskil. Silmad häbi täis, süda valus, meel hirmul ja kõigest 3 kirvest ilma ärkab mees nagu unest üles ja katsub, et ta ka minema saab. Jookse nüüd mööda seda äärte ära siis. Aga miks sellele... Nii, ja ei tohtinud, sa segad, ei tohtinud mees pärast seda kogu eluaja enam jalga järve kaldale viia. Nii, no näitlejad, kummardama, plaksutame. Kummardage palun koos oma nende juttudega.